Tere tulemast, tere tulemast Lihula muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise avakoosolekule. Mul on suur rõõm teid siin tervitada, nii kohalviibijaid kui ka neid, kes jälgivad seda tänast kohtumist Facebooki vahendusel, ehk siis Muinsuskaitseameti Facebooki lehel käib ka selle sündmuse otseülekanne, et mina olen tänase kohtumise moderaator, minu nimi on Vladislav ja mina esindan siis sotsiaalset ettevõtet Speaksmart. Speaksmarti missioon on juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis, ühiskondlikus arutelus saab määravaks tugevam argument. Ja natukene siis tänasest päevakavast. Meil on 2 osa sellel üritusel ja esimene osa on siis ettekanded. Meil on kavas 2 ettekannet, mis tutvustavad siis lähemalt kogu seda Lihula muinsuskaitseala uue kaitsekorra koostamise protsessi ning ka siis Lihula muinsuskaitsealaseid väärtusi ning eripärasid. Ja ettekannetele järgneb siis arutelu Lihula siis muinsuskaitse ja linnaruumi pärandi teemal. Arutelus saab osaleda ainult koha peal, aga need inimesed, kes jälgivad siis meie otseülekannet, saavad tegelikult esitada enda mõtted, enda ettepanekud selle siis kaitsekorra teemal ka meili teel. Need saab siis saata Muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunikule Helle-Triin Hantsumäele, kes on siinsamas. Ja siis saab põhimõtteliselt tänase arutelu kokkuvõttes arvestada ka nende ideedega, mis on siis meili teel esitatud, kindlasti lisaks nendele, mis tulevad siin välja koha peal. Ja Helle-Triinu meili aadress paneme ka Muinsuskaitseameti Facebooki lehel selle otseülekande kommentaaridesse. Nii et saate sealt selle võtta. Ja tegelikult, mis puudutab siis päevakava, siis ongi nii, et praegu on kuskil 1,5 tundi, meil on selline ettekannete plokk ja kella 2 alustame aruteluga ja tänane päev on siis kella 4 hiljemalt läbi. Ja esimese ettekandega esinebki tegelikult Muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunik Helle-Triin Hantsumäe, kes räägib siis Lihula muinsuskaitsealast ning tutvustab uue kaitsekorra koostamise protsessi. Ja annan siis Helle-Triinule sõna üle. Palun. Tervist! Mul on ikkagi väga hea meel näha, et teid siin nii palju on, arvestades praegust päevakajalisi muresid, mis meil siin on. Selleks, et see jutt oleks kõik selgemini arusaadav, siis ma sellised üksikud mõisted kiiresti seletan üle, et siis me oleme selle vundamendi loonud. Me räägime täna Lihula muinsuskaitsealast. Muinsuskaitseala oma olemuselt on siis mingisugune piirkond või maa-ala, mis on kaitse alla võetud ja millel on siis mingi vastav kultuuriväärtus. Ja tavaliselt see muinsuskaitseala koosneb ühest või mitmest perioodist pärit hoonetest või rajatistest. Seal on kindlasti ka või võib-olla arheoloogilist kultuurikihti, erinevaid põnevaid detaile, nagu näiteks tänavate võrk või siis teed, hoonete krundistruktuur, et kõik see kooslus siis on muinsuskaitseala. Igal muinsuskaitsealal on ka muinsuskaitseala kaitsevöönd. Kaitsevööndi eesmärk on tagada siis muinsuskaitsealale selline toetav keskkond ja toetav keskkond võib olla siis
kas siis need hoonestusmastaap peab arvestama selle muinsuskaitseala hoonestusega või et ta oleks piisavalt näiteks madal, et oleksid ilusad vaated muinsuskaitseala väärtuslikematele hoonetele ilusti nähtavad. Lihulas ma just tõin näiteks, et kuidas kaugelt on see Lihula ilus linnuse küngas ilusti näha ja ka Elisabethi kiriku torn, et kahtlemata on seal see kaitseala täiesti õigustatud. Hästi lühidalt Lihula muinsuskaitsealast, et esmaselt üldse võeti siin see Tallinna maanteeäärne kaitse alla 73. aastal. Tegelikult siis kaitse all oli pigem just see Linnuse mägi ja mõisa ümbrus ja siis iga järgneva protsessiga on natukene nagu seda Tallinna maanteeäärset hoonestust siis kaitse alla juurde võetud. Et see on ajapikku on üha rohkem hakatud väärtustama ka seda, mis on siis nagu mööda Tallinna maanteed liikunud siis edasi. Ja see, miks me üldse räägime nendest kaitsekordadest, miks me üldse teeme neid uusi kaitsekordasid, et nagu me nägime, siis on erinevatel aegadel on neid muinsuskaitseala hoonestust reguleerivaid dokumente mitu korda nagu ümber tehtud ja täpsustatud, siis praegu neid kaitsekordasid me teeme sellepärast, et 2019. aastal tuli uus muinsuskaitseseadus. Uue muinsuskaitseseaduse kõige suurem missioon oli muuta muinsuskaitse inimsõbralikumaks, inimesele mõistetavamaks, luua alus suuremale koostööle, mitte niivõrd kaitsmine kui koos hoidmine, et kõik see sisu jõuaks ka igale muinsuskaitsealale, siis tuli üle vaadata ka selle iga muinsuskaitseala tegevust reguleeriv dokumentatsioon ja selleks me teemegi nüüd kaitsekordasid. Kaitsekordasid me oleme nüüd, ütleme, et sinna juba finiši poole me oleme jõudnud Pärnu ja Tartuga. See niimoodi nagu juba vaikselt sörgime siin Kuressaare, Paide, Rebala, Viljandi ja Lihulaga ja siin ootab oma aega või ütleme, et juba natuke alustab ka vaikselt Tallinna ja Haapsalu, Rakvere, Võru, Valga tulevad siis viimase sutsuna ja Sillamäel me üldse teeme, polegi muinsuskaitsealaga, siis me kaitsekordadega alustame ka seal seda protsessi. Ja selle kaitsekordade eesmärk tulenebki nüüd sellest uuest muinsuskaitseseadusest, et põhiline eesmärk oli olla hästi selge, et kui varem olid kõik need kaitsekorrad natuke erinevad ja võib-olla ka inimesele raskesti mõistetavad ja kirjutatud natuke keeruliselt, et siis praegu see eesmärk ongi olla hästi selge. Eesmärk on, et omanik oleks ka teadlik, et mitte lihtsalt niimoodi, et mina tulen ja kaitsen teid oma enda kinnisvara eest, aga see, et me koos hoiame ja see teadlikkus tagabki selle, et me saame seda kõike koos hoida. Kindlasti ka koostöö nii ütleme siis omavalitsuste kui omanikega ja ütleme, et see nagu vihje sellele on juba see, et kui ma enne olin Pärnumaa inspektor, mis kõlab juba natukene hirmutavad, siis nüüd ma olen Pärnumaa nõunik ja ka meie töölaad on natuke muutunud, et kui me ikkagi enne pigem nagu olime siis nüüd nagu inspekteerivad ametnikud, siis nüüd me ikkagi oleme nõunikud, et kui kunagi on kellelgi mingi mure, mis iganes räästa või vundamendi või üleüldiselt mingisuguse laiema küsimusega, et siis võib julgelt meile helistada, me tuleme kohale, anname nõu, et me ei ole ainult need, kes käsivad ja keelavad, et pigem võtke meid kui nõunikke, mida me olemegi nõunikud. Kindlasti selle kaitsekorra üks eesmärk oli ka see, et kui eelnevalt oli muinsuskaitsealade, ütleme siis selline, kõik hooned olid ühesuguste piirangutega, siis nüüd me proovime esiteks vaadata kõiki hooneid eraldi ja ka igale alale vaadata nagu selgemalt, ütleme siis koha spetsiifilisemalt. Et selline see üldistusaste nagu, ütleme, me läheme nagu fokusseerime pigem siis igale hoonele ja ka igale muinsuskaitsealale natuke täpsemalt kui varasemalt. Ja ka arheoloogiaga ütleme, et Lihula tegelikult ongi ju see Eesti Pompei, et siin selles mõttes see arheoloogia on alati olnud väga olulisel kohal, on ka jätkuvalt edasi väga olulisel kohal, aga meil on piirkondi, kus võib-olla see arheoloogia varasemalt pole olnud nii läbi analüüsitud, siis nüüd tegelikult nende kaitsekordadega me teeme ka seda põhjalikumalt. Protsess iseenesest on väga loogiline, et me alustame alusandmete hankimisest, vaatame üle arhiiviallikaid, teeme erinevaid uuringuid, analüüse
Ja siit tuleb nüüd ka see hästi oluline, ütleme siis minu jaoks isegi nagu selline vundament asi, mis me teeme, mida varem üldse ei tehtud, on see, et me tahame, et kohalik kaasa lööks. Kaasamine. Kaasame kohalikke elanikke, kaasame omavalitsusi, et see dokument ei sünni kuskil Tallinnas peakontoris, aga see sünnib siin koha peal. Meil on töörühm, millest 50% on Lääneranna vallavalitsus, 50% on Muinsuskaitseamet, pluss veel välised eksperdid, et meil on Muinsuskaitseameti poolt on arheoloogia nõunik Eero Heinloo, Pärnumaa nõunik Helen Asumäe, praegu on omavalitsuse poolt Margus Källe ja just alustanud ehitusnõunik. Ja siis Anton Pärn on veel eraldi võetud siis arheoloog juurde, kes siis just tagab selle, et meil see eriti arheoloogiatundlik ala oleks ilusti kaitstud ja hoitud. Ja tegelikult nagu kaudselt on ka töörühmas olete kõik teie, kes te siin elate, et saate kaasa rääkida, mis on need väärtused, mis on need olulised osad, mida me peame siin Lihulas edasi hoidma. Ja kui me oleme selle koostöös kõik selle dokumendi kokku pannud, siis tuleb avalik väljapanek, avalik menetlus, et jällegi, et teile antakse tegelikult pidevalt kogu aeg seda võimalust kaasa rääkida ja kui näiteks siin keegi on praegu ei saa siin kohapeal olla või te ise tunnete, et midagi nagu ei julge praegu kõva häälega öelda või ununes või jäi kripeldama, siis iga hetk võite kirjutada, joonistada, helistada, mul on siin 2 korda kuus, olen ka Lihula mõisas, on meil vastuvõtuajad, et saate iga hetk tulla ja rääkida, et kui ikkagi mingi asi on, mis meil on 2 silma vahele jäänud, siis on võimalus seda iga hetk meile teada anda. Et tänase päevaga üldse ei lähe see uks kinni, vastupidi, see uks on väga-väga avatud. Selleks, et nagu ma enne ütlesingi, et me läheme nüüd väga palju nagu objektiivsemaks, selle eelduseks on see, et me vaatamegi igat hoonet natuke põhjalikumalt, kui seda varem tehtud sai. Ja selleks on loodud siis selline ehitiste kaitsekategooriate süsteem või kaitsekategooriad. Selle kaitsekategooriate hoonete inventuuri tegid siis eelmisel suvel Kunstiakadeemia tudengid. Kes te siin kohapeal elate, siis te kindlasti nägite neid siin ka linna vahel luusimas ja ma olen väga tänulik, et te kõik nendega nii nagu tudengid olid väga vaimustuses, et kohalik inimene oli hästi sõbralik, et neid kutsuti sisse, näidati oma toredaid interjööre. Et selle läbi me saime sellise hästi põhjaliku kaasaegse inventuuri, et siin tegelikult on ka varem neid tehtud, aga me saime praegu väga värske ülevaate nende hoonete seisust ja üldse, mis väärtusega hooned meil on. Kaitsekategooriaid on 3, täiendavalt on ka mälestised, aga neid me sellega väga ei puudutagi. Ja nendest 3 siis ütleme kõige sellisem vägevam kategooria on A-kategooria hooned, mis siis iseloomustavad seda muinsuskaitseala või on siis tõesti väga silmapaistvad ja milles me tulevikus hakkame reguleerima ka interjööre. Et siin praegu ma näiteks olengi toonud selle sama hoone, kus me praegu oleme, Lihula kultuurimaja, kus kahtlemata peale nagu selle välise väärtuse on ka tegelikult need interjöörid on ju säilinud autentsena, siin see substants on juba nii väärtuslik, et ta igal juhul nagu väärib, ütleme, et see on nagu pigem selline tunnustus, et kui teie hoone näiteks on praegu nüüd A-kategooriasse sattunud, siis võtke seda kui meeletut tunnustust, et teil on autentne ja eriti väärtuslik hoone. B-kaitsekategooria hooned on siis need, mis loovad selle miljöö või mis moodustavadki ja toetavad seda muinsuskaitseala. Ja kus me tulevikus räägime kaasa ainult eksteriööris, et B-kaitsekategoorias, kui te tulevikus tahate näiteks seal mingit tuba ümber ehitada, siis ei pea otseselt ametit teavitama sellest ja meiega omalt poolt ei piira kuidagi teie tegevust. Suurem osa Tallinna maanteest on B-kategooria, sest et siin on nii ilusti säilinud. Ja C-kaitsekategooria hooned on põhimõtteliselt need ehitised, mis ei kanna üldse muinsuskaitseala väärtust. Iseenesest see ei tähenda kohe seda, et nõukogude aja kõik hooned on C-kategooria, nagu me näeme, siis see ajastu ei olegi nii oluline, pigem on see, et kas ta moodustab või kas ta annab midagi juurde muinsuskaitsealale, et kahtlemata need siin praegu toodud näited ei ole ka oma ajastu mingisugused säravad objektid, et nende hoonete puhul tulevikus Muinsuskaitseamet põhimõtteliselt mingeid piiranguid ei esita ja midagi omalt poolt nagu väga kaasa ei räägi. Sellise esialgse ülevaate tegid juba Kunstiakadeemia tudengid ära ja andsid ka sellised kõige esialgsemad kategooria ettepanekud. Ja sellest tekibki selline tabel, mida me tulevikus ka teiega jagame, kus iga omanik saab vaadata, mis on need põhjendused, kirjeldused, ajalood ja siis ka need kaitsekategooria ettepanekud.
et see läheb avaliku menetluse juurde, siis iga omanik saab vaadata, mis kategooria ta hoonele määratud on. Hiljem sellest moodustubki, see on nüüd praegu Pärnu näitel, ma olen siin selle Pärnu pildi siia pannud, et hiljem tulebki selline kaardi kujutus, siis, kus on võimalik täpselt vaadata ka üle, et mis kategooriaga mis hoone on. Väga põnev uuring, mida ma juba pikisilmi Lihula puhul ootan, on ajalooliste kinnistupiiride analüüs. Lihulas jällegi kindlasti tuleb see väga põnev, sest et meil on siin terve hunnik kinnistupiire, mis ma arvan on väga-väga arhailise vanusega juba. Pärnus minu jaoks suureks üllatuseks oli see, et tuli ainult 14 kinnistut, mis on 17. sajandist, et ülejäänud on kõik uuemad, et siin selle näite peal ongi Pärnu. Punased on need, mis on nüüd sellised arhailised kinnistud. Et ma olen suht kindel, et siin Lihulas tuleb neid väga palju rohkem. Vaadete analüüs on väga oluline, siin on toodud praegu Viljandi näide, et me analüüsime läbi, et mis on need dominandid siin linnaruumis, millele vaated peaksid kindlasti säilima ja et kuhu need vaated peaksid säilima, kui kaugelt näiteks peab olema näha Elisabethi kirikut, kui kaugelt peab olema näha linnust või siis mõisa, et selleks tehakse ka kohe eraldi analüüs ja analüüsi tulemusel siis me saame vaadata, et kas meil on mingid vaatesektorid, vaatekoridorid või siis kaitsealad äkki, või need kaitsevööndid, mis peaksid siis äkki võib-olla suuremaks minema või vastupidi väiksemaks. Väga põnev analüüs on ka kultuuriväärtusliku haljastuse analüüs, kus me kindlasti kaasame ka siin Keskkonnaametit, et vaadata üle, mis on siin jällegi need ütleme siis kas pargid või puiesteed, mis on nagu nii tugevad muinsuskaitseala osad, et nad peaksid ka tulevikus säilima või vastupidi, kas on mingisugused alad, mis näiteks ei pea, et selle kultuuriväärtusliku haljastusanalüüsi käigus me siis seda ka kõik vaatame. Ja Lihulas, ma ütleks lausa A ja O tegelikult, millest me alustaksimegi põhimõtteliselt on arheoloogilised uuringud, kus me saame siis üle vaadata, et kuidas Lihulas seda arheoloogiat kaitsta, kui suure ala peal ta on, me tegelikult teeme ka Lihulas ainukesena Eestis, teeme ka sellise arheoloogiliste väikeste kaevamiste, või ütleme siis nagu teemegi uuringud, et täpsustada seda muinsuskaitseala piiri, mis siis tuleneb nagu arheoloogiast. Et seda teistes linnades väga ei tehta niimoodi, aga siin on see väga õigustatud ja vajalik. Ja siis, nagu ma enne ütlesin ka, et kui meil on need uuringud ja see töörühma töö, siis tegelikult see väga suur osa on ikkagi need kaasamised ja igasugused avalikud koosolekud, et me teeme Pärnus näiteks oli samamoodi, et oli selline avaüritus, kus ka oli väike linnaekskursioon, praegu me linnaekskursiooni ei tee, et me võime seda teha kevadel, kui natuke turvalisem on ringi liikuda. Et Pärnus tegime ka, oli selline avaüritus ekskursiooniga ja siis oli see selline samasugune ideede korjamise ja kohaliku kogukonna siis ärakuulamise üritus, kus siis sai ka oma sellist esialgset arvamust avaldada, et kas üldse on muinsuskaitseala vaja, mis on need väärtused, mis on teie jaoks hästi olulised ja meie jaoks. Ja siis selle tulemusel tekkiski selline ideede pilv, millest me siis hakkasime tegelikult ka seda kaitsekorda üles ehitama, et siin tuleb see täpselt samamoodi, et selleks esialgseks sisendiks on ikkagi ka selle kohaliku kogukonna seisukohad ja ettepanekud. Kui meil on see esimene plokk tehtud, siis me töörühmaga hakkame seda kõike siis nagu läbi ragistama ja vaatama ja sellest nagu seda dokumenti koostama. Ja kui meil on selle dokumendi esialgne mustand valmis, meil on ka valmis see esialgne kaart, kuhu on juba kantud kõikide teie hoonete need kaitsekategooriad või kategooriate ettepanekud, siis meil tuleb avalik koosolek, kus me tutvustame teile seda materjali, mustandit. Pärnus me tegime seda eelmine aasta talvel suure pakasega ja väga palju inimesi tuli kohale, siin on ka näha pildi peal, et kõik need kaardid rippusid, oli võimalik, iga omanik vaatas kohe ära, kus tema hoone on ja seal oli meil ka väga palju sellist elavat arutelu ja veel üks ekskursioon, et suure libedaga ikkagi seal tehti seda. Ja Pärnus päädis see juba siis kevadel, kui meil oli see mustand juba ka kohalikule kogukonnale tutvustatud ja sinna veel viimased parandused ja täpsustused sisse viidud, siis avalik väljapanek oli ka linnaruumis, nii et igaüks sai seda vaatama minna. Ja selle illustreerimiseks oli siis tehtud eraldi näitus, kus siis sai
istuda, jalga puhata ja samas kõrvale lugeda Pärnu ajaloost ja siis sellest kaitsekorra siis sellest lõpptulemusest sai siis hea ülevaate. Kus te kõige paremini leiate seda infot, kui teid huvitab see ja kui te tahate nagu kogu aeg olla siis nagu kõige värskemate protokollide asjadega kursis, ongi siis Muinsuskaitseameti kodulehel on kohe kaitsekategooriate selline pesa, kus siis iga linna jaoks on oma eraldi väike lahtrikene ja sinna tulevad siis kõik dokumendid, kõikide meie ürituste videod lähevad sinna üles, et tegelikult sealt on kogu aeg võimalik vaadata seda protsessi. Sinna tulevad iga töörühma koosoleku nagu sellised kokkuvõtted, et te saate ka vaadata, milline see protsess on olnud, mida me oleme töörühmades arutanud. Et sealt saab kõige parema sellise hästi laia ülevaate tervest sellest protsessist ja sellest, kuidas see asi läinud meil on. Ja ma rohkem see ongi tegelikult nagu üks ülevaade sellest protsessist kui sellisest, et veel kord, et kui kellelgi on midagi või keegi teab kedagi, kes ei saanud täna siia tulla ja kes ei saa ka internetis meid jälgida, et siis palun ärge kartke, tulge rääkige meiega ja me kindlasti ka kutsume ja anname kohe teada, kui tuleb mingi järgmine üritus või võite ka niisama vahepeal mulle kirjutada või helistada, mind kohale kutsuda enda juurde, et väga oluline maja olnud omal ajal siin, seal on elanud Lihula Lill-Tikandi üks meistritest. Maja ise on enam-vähem ka teada, milline ta oli, vähemalt fotod on temast olemas. Et kuidas muinsuskaitse nüüd praegu seisukohal on? Varem oli niisugune seisukoht, et niisuguse kohta ei tohiks ehitada mingist uut klaasplaneet, vaid see maja tuleks enam-vähem taastada, nii nagu ta oli vähemalt väljaspoolt. Et kuidas praegu see seisukord on? See taastamine ongi väga põnev teema alati, et kui on ikkagi õigustatud ja põhjendatud, siis me oleme ka, ütleme, me ei saa nõuda koopia tegemist, aga me saame nagu tungivalt seda paluda ja kui on tõesti nagu näiteks Pärnus põletati maha raudteevalitsuse villa, mis oli samamoodi tahtlik tegevus nagu ka selle hoone kokku kukkuda laskmine, eks. Et siis tegelikult õigustatud olukorras me ikkagi nagu proovime saavutada seda, et see koopia sinna tagasi tuleks. Et siin tulebki vaadata siis lähtuvalt sellest konkreetsest objektist, et tegelikult on võimalik ka see reverants või kummardus teha ka, ütleme, kaasaegse arhitektuuriga, aga kui ikkagi ütleme, et kui kontekst ikkagi nagu ütleb, et see peab tulema tagasi vähemasti visuaalselt sellena, mis ta vanasti oli, siis me loomulikult ka niimoodi ikkagi seda palume teha. Et kui nüüd kellelgi tekib seal, ütleme, tuleb omanik, kes soovib seda hoonestada, siis me kindlasti teemegi seal need analüüsid ja vaatame, et kas seal peaks minema kaasaegsed teed või siis peaks minema nagu koopiana siis selle vana hoone taaselustamise tee. Et iseenesest me nagu muinsuskaitsealal, ka Lihulas on tegelikult väga tore see, et on võimalik vaadata erinevaid ajastuid, et meil on isegi väga toredat postmodernismi siin, mis juba näitab seda, kuidas linn on arenenud ja kuidas see ajatelg on kulgenud, et iseenesest oleks tore, kui siia tekiks ka väga kaasaegseid hooneid. Samas on absoluutselt õige, et kui on ikkagi, ütleme, et kui Lihula mõisaga midagi juhtub, siis ikkagi see tuleks nagu korda teha ja taastada ja ennistada, mitte see, et me paneme sinna mingi klaaskasti. Et ma arvan, et selle hoone kontekstis kindlasti, ma konkreetset vastust ei oska öelda, aga ma arvan, et seal oleks õigustatud, ütleme, see on päris tõenäoline, et seal see taastamine oleks mõistlik. Just sellepärast, et ta on oluline. Teha hoopis. Aga mis siis sel juhul saab, kui omanik tahab ikka teha midagi hoopis midagi muud sinna? Et kas siis on võimalik lihtsalt keelduda sellest, kas muinsuskaitse saab keelata seda ja lihtsalt lasta siis seisab niisama tühja maana? Me ei saa sundida teda hoonestama, aga kui ta soovib hoonestada, siis meil on ikkagi selles mõttes, siis tuleb teha sinna muinsuskaitse eritingimused, ütleme, et 5-korruselist sellist klaaskasti sinna kindlasti ei saa teha, sest et ükskõik mida ta teeb, ta peab lähtuma välja kujunenud sellest kontekstist ikkagi. Et see, mis tuleb, peab oma mahult, mastaabilt, arhitektuurselt käsitluselt väga arvestama sellega, mis seal on, aga ütleme, et me ei saa teda sundida seda hoonestama. Et loomulikult see mantelkorsten, mis seal oli, oleks pidanud säilima ja kõik see asi, aga ma ütlen, et me ei saa teda sundida seda nagu hoonestama.
jah, just, et tegelikult me saame mingisuguseid suuniseid, meil on siin just kohe-kohe, ütleme, me tegelikult juba vaikselt tegutsetakse nõuda, et seda taastamiskohustust sai seada ainult mälestistele, aga minu meelest nüüd uus seadus annab ju ka võimaluse muinsuskaitsealal nõuda kultuuriväärtuslike hoonete taastamist, aga ilmselt jah, see ei kehti siis, ma ei tea, tagasivaatavalt, et mingi asi, mis on aastakümneid tagasi juba ära hävinud, et nüüd järsku hakkad omanikult nõudma, et ehita ülesse, aga põhimõtteliselt, kui nüüd mingi majaga juhtub õnnetus ja see on tõesti niivõrd oluline siin keskkonnas, siis saab hakata küll nõudma, et ehita uuesti üles. Aga eks need põhimõtted ja nõuded ju tuleb ka sinna kaitsekorda just selgelt kirja panna, et mida ja mis juhul teha. Jah. Aga selles mõttes see võimalus on laienenud, aga see ei ole selline ühtne ka, et ikkagi Muinsuskaitseamet peab siin kaaluma, kas on mõistlik nõuda. Et maja omanikuna muidugi ise ka ju te ei taha tingimata, et väga ranged need nõuded alati oleks. Peab saavutama ka kokkuleppe, et tundes teades seda omanikku, temaga kindlasti seda kokkulepet nüüd küll ei saa, et ta selle taastaks. Sest ta taastaks ainult siis, kui muinsuskaitse kõik selle nalja kinni maksaks. Seda me ei tee, seda ma võin küll öelda. Aga kindlasti saab selles mõttes, et see kaitsekord on just see koht ka, kus me kirjeldame ära või käsitleme ka uushoonestuse põhimõtteid ja seal saab ka väga selgelt need mängureeglid läbi arutleda, et millises kohas, millised uushooned üldse oleksid võimalikud ja mis reeglid nendele rakenduksid. Et see kindlasti saab käsitletud ka. Kas spetsialistidel te mõtlete arhitekte või ehitajaid või kõike kokku? Teie koosseisus, jah? Meie koosseisus? Ja Muinsuskaitseameti koosseisus, kui palju spetsialiste töötab? No meil Muinsuskaitseametis töötab 70 inimest, kes kõik on oma ala spetsialistid. Pärnumaal on 2. On mina ja siis on paariline terjaluure ja meil on maakond ära jagatud, et ütleme, Lääneranna valla peal on 1 mina. Pärnu maakonna peale kokku on 2. Aga meil ongi niimoodi, et see tööstruktuur ongi selline, et koha peal on maakonnanõunik, aga niipea, kui meil on mingisugused spetsiifilisemad küsimused, siis meil ongi arheoloogid, meil on kunstimälestiste spetsialistid, et tegelikult meil on insenere väga palju, mitu inseneri on, et tegelikult isegi kui see maakonnanõunik ise vastavas vallas, mina olen haritud arhitekt, mina hoonete puhul oskan kaasa rääkida, aga kunstimälestiste puhul näiteks ma mingi ikooni puhul võin hätta jääda, siis meil on ametis see pädevus alati olemas. Ja kui ka ametis mingil põhjusel on mingi väga spetsiifiline asi, et see puudub, siis meil on see võrgustik on nii suur ja lai, et kindlasti see Kas on veel küsimusi Helle Triinule? Kui hetkel küsimusi Helle Triinule enam ei ole, siis mina omalt poolt väga tänan Helle Triinu selle hea sissevaate eest ja juhatan sisse meie teise ettekande autori. Teise ettekande esineb siis arhitektuuri ajalooline Oliver Orro ja Oliver räägib meile lähemalt siis Lihula väärtustest ja eripärast. Palun, Oliver. Tere! Mina olen arhitektuuriajaloolane Oliver Orro, minul paluti sellest Lihula eripärast täna rääkida natuke. Mina esindan siin sellist kõrvaltvaataja pilti. Ma ei ole Lihulas pärit, mul ei ole Lihulas juuri ja ma ei ole ka tegelenud tegelikult Lihula
uurimisega kuidagi detailselt, aga väikelinnadega Eestis ja erinevate arhitektuuriajaloo küsimustega ka väikelinnades ja samuti natuke ka meie muinsuskaitsealade kujunemisega alates 1970. aastatel kuni tänaseni ma mingil määral tegelenud olen ja võib-olla siis jah, mingisugust kõrvalpilku või võrdlevat käsitlust võin pakkuda. Ma ei korda täpselt seda, mida ma rääkisin umbes aasta eest, kui ma ka härra Mati Mandeli kutsel käisin Lihulas esinemas ja rahvast oli tol korral natuke rohkem kui täna siin, aga ilmselt mingid asjad olen siiski sunnitud üle kordama või neid uuesti puudutama, et siis tõenäoliselt neile, kes tol korral ka olid, võib-olla mõned asjad tulevad tuttavad ette. Kui rääkida nüüd üldiselt sellest Lihulast siis teiste Eesti linnade taustal, siis kõigepealt muidugi tuleb välja tuua, et ta on kõige väiksem linn, kus on riiklikult kaitstav muinsuskaitseala. Mujal võib olla miljööalasid, aga riiklikult kaitstavad muinsuskaitsealad tavapäraselt on ju meil maakonnalinnades ja ka kõigis maakonnalinnades mitte, näiteks Kärdlas ei ole või Jõgeval ei ole ja mitte maakonnalinnadest, siis sellistest pisilinnadest Lihula ongi ainuke. Kunagi küll tõsi, oli plaanis moodustada näiteks ka Hallastel, see oli veel nõukogude ajal, ja Kärdlas tehti ettevalmistusi, aga moodustamiseni ei jõutud. Nii et Lihula on tõesti eripärane ja seda ei tule vaadata kui mingisugust õnnetust või karistust, vaid ikkagi kui suurt tunnustust Lihulale kui Läänemaa ja üldse Eesti ajaloos ikkagi väga olulisele ja erilisele kohale, mille pärandi koosseis on ka tavapärasest esinduslikum. Lihula on üks neid linnu, kus keskaegne pärand on väga selgelt esil ja mul on olnud tunne, et sellist päranditeadlikkust on üldse kergem edendada nendes linnades, kus see keskaegne kihistus on, nagu Viljandi või Paide, kus on linnuse varemed ja see nagu annab mingisuguse niisuguse erilise väärikuse, põlisuse nendele kohtadele ja seeläbi mingi kohaliku tugeva identiteedi ja erilise eneseteadvuse. Kohtades, kus seda keskaegset kihistust nähtavana ei ole, nagu näiteks Valga või Võru, on võib-olla teinekord isegi raskem olnud seda kohalikku hilisemat linnaehituslikku kihistust väärtuslikuna mõtestada. Nendes kohtades, kus see keskaeg on, siis see kõik muu justkui haakub sabana selle külge. Ja lisaks linnusele, mille varemed on selgelt nähtavad, mitte küll maa peal nüüd teab mis mahukad, aga siiski äratuntavad ja siis niisugused küllalt atraktiivsed, on ju ka see kloostri territoorium, kus tegelikult hea tahtmise korral ka täiesti maa peal võib kunagisi hoonestusstruktuure mingil määral aimata. Ja see ka just selle, ütleme, keskaegse kujunemisloo suhteline keerukus ja mitmekesisus ja see vanema kihistuse niisugune intensiivsus ja mitmekülgsus on ikkagi ühe väikelinna kohta siin küllalt eripärane. Ja kuigi see klooster eksisteeris ju lühikest aega, siis mul on ikkagi tunne, et võib-olla veel rohkem kui seni seda keskaegset kihistust saaks ära kasutada ka Lihulas mingi sellise ühelt poolt enesetaju
enesekuvandi kujundamisel, teisalt aga ka linna tutvustamisel avalikkusele. Praegu laiem avalikkus võib-olla tunneb Lihulat ennekõike Matsalu loodusfilmide festivali järgi. Aga ma usun, et kõik see keskaja temaatika ka annaks veel võimalusi mingisuguseks selliseks põnevaks kuvandiloomeks ja kultuuritegevuseks, sest võib-olla need ehitised väliselt ei ole teab kui silmapaistvad. Näiteks seal kunagise kloostri asukohal, mis tavainimesele tundub lihtsalt võsa. Midagi ju nii väga maa peal vaadata esmapilgul ei ole, aga tegelikult kui jutustada sinna juurde lugusid, siis Lihula ja üldse Läänemaa keskaeg avaneb ikkagi väga põnevalt ja tegelikult see Läänemaa keskaeg, see on ikka troonide mäng täiega. Need lood ja isiksused ja institutsioonid, mis sinna juurde käivad, nende omavahelised suhted ja konkurents ja sinna juurde kuluvad sündmused, see on väga põnev lugu ja siit saaks kõike alates vanamuusikafestivalist kuni filmistsenaariumiteni, midades ainult soovite. Ja muidugi Lihulas see vanem kihistus on võib-olla ka enam teadvustatud ja esil kui mõnes teises linnas. Eeskätt muidugi tänu härra Mati Mandelile, kes ka täna siin viibib, aga muidugi ka Anton Pärn, Villu Kadakas ja teised on huvi tundnud. Muidugi arheoloogid tahaksid vastu vaielda ja öelda, et ikka väga vähe on uuritud, see on tõsi, aga võrreldes mõne teise kohaga kindlasti rohkem ja siis see niisugune teadmine, mis selle kaudu on tulnud, kindlasti ka aitab seda kohta teadvustada ja väärtustada. Ei ole mitte palju linnu Eestis, mille kesk- ja muinasajast oleks näiteks eraldi raamat ilmunud, nagu Mati Mandel siis selle Lihula kohta on kirjutanud. Ja näiteks Anton Pärna artikleid võite siia ka veel juurde lugeda, et see siiski suhteliselt hea uuritus Eesti kontekstis või niisugune väärtuste teadvustatus siinkohal kindlasti on oluline ja annab kohe asjale jumet. No muidugi mõis linnas niimoodi tänava otsas kaunistab Lihulat ja toob mingisugust sellist suurt joont õilsust ja niisugust päris ehituskunsti väikesesse linna. Jällegi miski, millega paljud linnad meil just kiidelda ei saa. Selliseid linnu muide on mujal maailmas üksjagu palju, näiteks Itaalias ja Prantsusmaal niisugusi väikelinnu või sealses mõistes külasid, kus mingi loss on ühes otsas ja siis sealt tuleb kõik tänav. Ja linnaehituslik struktuur ongi selline, et on pööraselt suur mingisugune üks atraktiivne asi. Tavaliselt nad on seal siis palju-palju suuremad ja uhkemad kui meil siin Eestis, tihti veel kuskil mäe otsas ja siis on üks pikk tänav. Aga Eestis meil nüüd teist sellise struktuuriga linna ei olegi ja see mõis on ikkagi ju tõesti vägev, niisugune igati võimas kõrgklassitsismi esindaja, küll see kõrge, rohkem veel varaklassitsismile omane katus annab sellele kohale niisugust, sellele mõisahoonele natuke niisugust maalähedast, kohe püüan, maalähedast tüüakust ja kuidagi seob teda ka niisuguste kohalike ehitustraditsioonidega ja nende peatänava ääres olevate kõrgete katustega majadega. Et seda võib-olla pisut on klassitsismi seisukohalt kohmakas, kohalikus kontekstis teda isegi veel nagu seob keskkonda ja ei tee teda sugugi vähem väärtuslikuks. Nii, mis ma valesti tegin? Ahah. Okei, siis ma võin edasi-tagasi kõnnida. Nii. See komplekt kokku, mis siia siis Lihula ühte otsa moodustub, kus on
kirik, kultuurimaja ja mõis on hästi tore. Ja muidugi ta on ka paras väljakutse väikelinnas. See tähendab seda, et meil on mitu sellist suuremastaabilist pidulikku kogunemishoonet ja me peame mõtlema, kuidas need täita eluga. Ja me peame kirikut ka selles kontekstis vaatama, sest et on selge, et kirikulisi väga palju tänapäeval ei ole. Me loomulikult loodame, et kirik ei sure välja, vaid jätkab kirikuna, aga kirikute puhul me peame ka rääkima ja mõtlema tänapäeval kindlasti sellisest kõrvalkasutusest. Kirikust kui kultuuriürituste toimumise paigast, kirikust kui kontserti paigast, näituste korraldamise paigast ja nii edasi. Ja selles mõttes siis jah, see mõttesuund peakski olema sinna, kuidas siis see kirik, kultuurimaja ja mõis niimoodi komplektis koos saaksid toimida sellise omalaadse kultuurilise klastrina või üksteist võimendada, mitte üksteisega konkureerida. Kuidas meil ka mõne suurema sündmuse, festivali või muu ürituse puhul näiteks midagi toimub mõisas, midagi kirikus, midagi kultuurimajas. Kirik iseenesest väärtusena on ka selles mõttes põnev, kuidas on väärtushinnangud temale muutunud, aga sellest me veel kohe võime pisut rääkida. Enne ma mainiks veel ära, et mõisa juures on ju ka mõisa abihooned ja neist osa on praegu enam-vähem konserveeritud, täielikult restaureeritud ükski ei ole, aga nad on sellised, et väga ei pea muretsema, aga mõni on päris varemetes ka. Ja tegelikult siin on ka potentsiaali, ütleme nii. Mõisa abihooned on ühed problemaatilised asjad Eesti kultuuripärandis. Väga paljud neist on hirmus kehvas seisus ja kui vaadata loetelu kultuurimälestistest, mis on Eestis avarii olukorras, siis neist lõviosa moodustavadki mõisa abihooned. Ja on selge, et tegelikult me ei suudagi neid kõiki ära päästa, ilmselt osa säilivadki varemetena või kuskil võsa vahel vaikselt lagunevad, aga Lihula, kuigi ta ei ole nüüd teab mis elav tõmbekeskus, aga ta ei ole ka mingi päris võsavaheline koht. Nii et siin ma täitsa usuks, et neile mõisa abihoonetele pikemas perspektiivis mingi kasutuse leidmine on siiski täitsa mõeldav. Ja tegelikult nad on väga olulised, sest ajalooliselt mõis ju oligi enne kõike majandusüksus. Me tihti mõtleme mõisast kui sellest peahoonest, aga tegelikult mõis ilma nende abihooneteta ei oleks üldse saanud toimida. Kõik see jõukus, mis siis võimaldas sellise peahoone ehitada, tuli valdavalt sellest põllumajanduslikust tegevusest, mille sümboliks need abihooned on. Ja selles mõttes kindlasti nad ka on osa selle mõisa väärtusest ja väärivad Lihulas võib-olla ka senisest rohkem tähelepanu, ka siis, kui me räägime Lihula pärandist või tutvustame Lihula pärandit. No jah, siis see kirik. Temaga on, nagu ma juba osutasin, see põnev lugu, et ta on ka selliseks indikaatoriks, mis näitab seda, kuidas siis ajas on ka muutunud professionaalide hinnangud ühele või teisele ehitisele. Ja siis see luterlik kirik on ju selline historitsistlik ehitis. Ta ei ole tegelikult siis ju keskaegne, ta teeb niisugust nägu, nagu ta oleks. Ja neile historitsistlikele ehitistele siis need 19. sajandil just kui keskaja stiilis ehitatud hooned kaua aega anti niisugusi küllaltki üleolevaid hinnanguid. Ja kui te võtate näiteks 1970. aastatel Lihula kohta koostatud tutvustava brošüüri, siis sealt te võite leida, et kirik on ehitatud pseudogooti stiilis ja sellel ei ole suuremat asja ajaloolist ega kunstilist väärtust. Ja see ei tulene mitte sugugi tolle aja ateistlikust propagandast, vaid tollel ajal kunstiajaloolaste hinnangud olidki sellised.
aga juba 10 aastat hiljem, 1980. aastatel, kui ka inventeeriti muinsuskaitseala hoonestust, on kirik pandud kõige väärtuslikumate ehitiste hulka. Ja loomulikult me täna ka teda väärtusena mõtestame. Kahju ainult, et ei ole säilinud üle tee olnud pastoraat, mis ka tegelikult moodustas väga olulise osa sellest ajaloolisest kultuurmaastikust ja sellisest ajaloolisest väikelinna toimimisest ja kihelkonna keskusest. Nii, aga iseenesest ta sellise neogooti ehitisena on täiesti vahva ja just mu meelest on tore see, kuidas Lihulas on nii palju neid erinevaid Eesti ajalooga maa-asustuse kujunemisega seotud tähiseid nii tihedalt kontsentreerituna ühes kohas koos, et sa saad terve asustusajaloo nende põhjal ära jutustada, ka igasuguste administratiivsete halduslike struktuuride kujunemise. Sul on see linnus, sul on mõis, sul on kirik, mis sümboliseerib vana kihelkonna keskust, kõik olemas. Ja kogu see lugu, kuidas Eestis vanasti elati, on siin nagu selliste visuaalsete märkidena esil või millised institutsioonid elukorraldust suunasid. See lugu on siin kuidagi ehitiste kaudu väga hästi jutustatav. Lihulas on muidugi ka teine kirik, õigeusu kirik, mis ju ka on selline historitsismi ajastu ehitis ja jällegi väga vägev ühe ajastu sümbol, siis selle ideoloogiate võitluse sümbol 19. sajandi teisel poolel, meie poolt vaadates siis rahvuslikul ärkamisajal, mis aga samal ajal oli ka venestusaeg, kui siis tsaaririik soosis talupoja seisusest inimeste õigeusku minekut. Ja siinkohal tuleb alati silmas pidada, et see venestus võib-olla tsaaririigi keskvõimu poolt vaadates ei olnudki nii väga venestus, vaid pigem soov tsaari impeeriumit moderniseerida ja kuidagi ühte siduda ka mingi ühtse religioosse identiteedi loomise kaudu ja see venestusliikumine, mille üheks osaks oli ka õigeusku astumise soosimine teiseusulistel impeeriumi äärealadel, siis siin Balti provintside kontekstis ei olnudki mitte nii palju suunatud Eesti rahvusliku ärkamise, vaid pigem baltisaksa identiteedi vastu, kui teda üldse võib näha otseselt millegi vastu suunatuna. Nii et tegelikult see lugu, millest räägivad need õigeusu kirikud ja nende varemed Eesti maastikel on ka väga põnev. Ja see ajastu, mida nad tähistavad. No õigeusu kirikutega kipub olema see häda, et paljud neist on varemetes, sest nõukogude ajal paljud õigeusu kogudused suleti. Õigeusu kogudused olid natuke väiksemad ja nõrgemad kui luterlikud ja nõukogude ateistlik propaganda sai neist kergemini jagu. Ja nõnda on juhtunud, et Läänemaal just ju valdavalt õigeusu kirikud ongi varemetes. Saaremaal, kus õigeusk sügavamalt juurdus ja võib-olla ka kohalikud juhid suhtusid õigeusku soodsamalt nõukogude ajalgi, siis on õigeusu kirikud näiteks valdavalt seniajani kasutusel ja varemetes ainult need, mis juba sõja ajal varemetesse jäid. Läänemaal aga on nii, et kirikud on enamasti kõik sõja järel, enamasti 1960. aastatel, mõniga natuke varem maha jäetud. Nii et jällegi ka see lugu sellest, miks nad varemetes on omamoodi ajastut iseloomustav. Ja sennapäeval on ju siis see mure, et need hooned on tagastatud enamasti kirikule ja kirik on siis just õigeusu kirik seisukohal, et neid ei saa kasutada mitte mingis muus funktsioonis kui kirikuna.
Nõukogude ajal oli plaan ka siin Lihulas see hoone üles ehitada, võtta kasutusele siis näiteks kinona või kunstigaleriina, tehti erinevaid projekte, isegi mitu erinevat restaureerimisprojekti valmis, aga neid ei jõutud teostada ja nii ta seniajani Varemetes seisab. Mõnel pool, kus jõuti, nagu Eesti väikelinnadest näiteks Tõrvas, on endine õigeusu kirik seni ajani ilusti kontserdisaalina kasutusel, aga see oligi võimalik enne Varemete kirikule tagastamist. Et kui see tagastamine siis toimus peale Eesti taasiseseisvumist, siis peale seda kõik seda laadi plaanid peatati ja kirik on pigem seisukohal, et hooned võivadki olla Varemetes, aga mingis muus funktsioonis kui kirikuna neid kasutusele võtta ei saa. Ja nende Varemete konserveerimisest oma vahenditega ei ole kirik ka olnud väga huvitatud, siis Eesti Apostlik Õigeusu Kirik. Nii et kui õnnetuda on olnud, aga õnneks nüüd asjad on liikumas sinna suunas, et vähemalt varemeid ehk hakatakse konserveerima. Kuna ka seda Varemete konserveerimist, et kui millekski ka kasutada ei saa, siis vähemalt oleks konserveeritud vare ja selline linnaruumi objekt. Et Varemete vahel pikniku pidada ikka saab ja ta lihtsalt ka sellise vaatamisväärsusena näidata. Sellest on räägitud ka juba paarkümmend aastat ja kuna mitu korda on ka räägitud, et nüüd kohe hakatakse, siis ma olen muutunud natuke skeptiliseks, enne ei usu, kui näen. Aga loodame, et asjad sinnapoole tüürivad ja see siiski ehk saab lähiaastatel tehtud. Iseenesest sellises linnamaastikus on see õigeusu kirik maamärgina muidugi väga oluline. Siin üks pilt Nõukogude ajast, kui tal veel katuski oli peal, nii hulluks kui praegu on ta läinud viimase mõnekümne aastaga. Ja Lihulas ju sageli, eriti inimesed, kes ei ole ise päris Lihulast pärit, aga kes siia aeg-ajalt satuvad ja mingeid asju peavad siin ajama, selgitavad ühe või teise koha asukohta nii, et kas õigeusu kirikust nüüd Mõisa poole või õigeusu kirikust Virtsu poole. Et ta tegelikult sellise tähisena või meelde jääva objektina, mida kõik teavad, Lihula üheks sümboliks kindlasti ka on. Ja samas see selline lagunev õigeusu kirik keset tiheasustusala ei ole mingi unikaalne õnnetus, vaid samasugune olukord on Märjamaal ja mitmel pool mujal Eestis. Lihula iseenesest sellise ühe pika tänavaga linnana on Eestis ka küllalt eriline ja siis niisugusi aleveid, kus on hoonestus juba sajandite eest mingil määral välja kujunenud ja hästi pikalt siis püsinud ühe läbiva tänava ääres, mis on siis tihti ka selline mingi olulisem seda asulat läbiv postimaantee, on Eestis olnud ikkagi veel, aga Lihula on muidugi üks varasemaid, üks suuremaid, üks kõige tihedama struktuuriga nende seast ja muidugi üks kõige paremini säilinutest. Et küll mõnevõrra hilisema kujunemisega, aga midagi natuke sarnast on näiteks Tõrva. Aga seal on väga suur osa ajaloolisest hoonestusest hävinud teises maailmasõjas. Ja midagi sarnast on ka näiteks Viljandimaal Mustla, aga ta on palju väiksem. Ja seal näiteks kirik jääb sellest tiheasustuse olast või alevist, Tarvastu kirik, tükk maad eemale, nii et tal ei ole sellist kompaktsust ja terviklikkust kui Lihulas. Aga see ajaloolise 19. sajandi lõpu, 20. sajandi alguse hoonestusstruktuuri terviklik säilivus Lihulas on muidugi väga harukordne ja ilus. Tõeline Juntsu väike linn. Ja Lihulas on olnud ka palju selliseid ägedaid vanu, nõnda nimetatud vana Balti tüüpi maju, nagu te näete ka sellel parempoolsel pildil siin all. Niisugused poolkelpkatusega ühekorruselised majad, mis võisid tagasi ulatuda kuhugi 18. sajandisse. Mõni äkki oli Rootsi aegne ka, kes seda teab. Mõni ju võis Põhjasõjast järgi jääda.
Aga paljusid neist muidugi enam ei ole. Siin on süüdi nii siis 20. sajandi lammutused ja juurde- ja ümberehitused, aga ka muidugi mitu Lihulat tabanud tulekahju, näiteks nõndanimetatud alumises Lihulas, seal õigeusu kiriku piirkonnas ja sealt edasi Virtsu suunas, siis näiteks 1882. aasta suur tulekahju, mis hävitas terve rea maju. Nii et paljusid maju, mida me näeme vanadel piltidel, me sellisena looduses enam ei näe. Aga mõni on siiski alles ka või on veel hiljuti alles olnud. Üks ongi see, mille kohta siin eelnevalt näiteks küsiti, mis hiljuti veel oli, aga mida nüüd paraku enam ei ole. See maja siin siis üsna lähedal sellele kultuurimajale, kus me praegu oleme, sellel pildil siis siin paremal äratuntav nende suurte korstnate järgi. Nende majade häda on see, et nad kuuluvad linna kõige vanemasse hoonestuskihistusse, aga väliselt, arhitektuurselt midagi eriliselt atraktiivset või silmailu pakkuvat nad ei pruugi olla. Lõpuks nägi see maja ka niisugune välja, ikka õige õnnetu. Ja ma saan aru sellest, et võib-olla mõnigi inimene leidis, et selline maja tulebki kiiresti maha lammutada. Aga tegelikult me lammutasime sellega siis Lihula ühe kõige vanema ehitise, mitme sajandi vanuse maja ja muidugi on sellest ära ütlemata kahju. Lisaks jäi kompaktsesse tänava seina päris hirmu äratav auk. Iseenesest on tegemist siis selle nõndanimetatud põlis-Balti või vana-Balti, uur-Baltiš maja tüübi Saare-Lääne variandiga, mida kohtab Saaremaal ja Läänemaal palju ka näiteks väikemõisates. Ja muide, see maja, ta ei olnud ainult see, et mantelkorstnaga ja siis lihtsalt see teadmine, et ta on väga vana, aga ka tal oli ka sisemisi väärtusi, niisugused vägevad aampalklaed ja väga uhked arhailised ahjud ja mõnigi barokkmõis ei saa sellistega edvistada, lihtsalt pole säilinud, on asendatud hiljem uutega, aga siin oli sellist niisugust tõelist arhailist vana väikelinna joont, aga mis tast rääkida, seda ju pole. Aga iseenesest jah, see maja on muidu tüüpiline selline uur-Baltiš maja tüübi Saare-Lääne alatüübi esindaja. Nagu siin Keskveremõis Läänemaalt võib-olla paljudele teist tuttav või siis näiteid Saaremaalt, Kotlandi, Ilpla, Mustjala mõisahooned. Samast ooperist on Saaremaal tegelikult veel Ohtja ja terve hulk väike mõisaid 18. sajandist, 19. sajandi algusest. See situatsioon, mis siis lammutamise järel tekkis, kus mantelkorsten seisab ilma majata, ei ole ka midagi unikaalset. Neid ilma majata seisvaid mantelkorstnaid on terve Eestimaa täis. Siit samast Läänemaalt, kas või Vanamõisast võite ühe sellise leida ja mitmelt poolt veel. Aga ega nad üldiselt ei taha ka hästi püsida, kui keegi neid ei konserveeri. Ja niimoodi üsna õnnetult on läinud siin ka Lihulas selle sama korstnaga. Õnneks teine Lihula kõige vanem nõndanimetatud vana-Balti maja, mis esindab siis seda niinimetatud mandriala tüüpi. Selline pool kelpkatusega hoone, nagu neid vanasti Lihulas terve rida oli, on ära päästetud ja on siis nüüd siis selle uue tervisekeskuse üheks osaks. Minu meelest päris tore näide uue ja vana koos eksisteerimisest. Kui ei tea seda, millises jubedas seisundis oli see maja enne ja kui lootusetu ta paistis, siis võiks isegi kritiseerida, et see uus maja on talle liiga selga ehitatud. Aga teades, kui kehvad olid selle maja šansid ja mis seisundis ta enne restaureerimist oli, siis ma ütleksin, et hea, et niigi läks. Selliseid vana-Balti maju on tegelikult ikkagi üksjagu veel, aga paljud on neist meieni jõudnud ümber ehitatud kujul ja me esmapilgul ei tunne neid võib-olla ära, aga neid tasub märgata, väärtustada, teadvustada, hinnata. Sellistes majades sees võib olla väga vanu
18. sajandi konstruktsioone. Iseenesest, mis on veel Lihula suur õnn ja miks ka on ta selline linn, kus on riiklik muinsuskaitseala, on see, et nõukogude aegne osa ehitati peatänavast eemale. See sama õnn on Haapsalus. Et uus keskus tekkis ajaloolisest keskusest eemale. Haapsalus siis sinna Lihula maantee ristmiku piirkonda või sinna, ütleme, selle vana surnuaia piirkonda, kus on Haapsalus kaubamaja ja nii edasi. Ja Lihulas ka ta tekkis siis, sellel pildil vaadates siis peatänavast paremale. See on seotud ka sellega, et vahepeal ühe Lihula generaalplaani järgi oli üldse plaanis välja arendada veel teine peatänav, tähendab Pioneeri tänavast pidi saama uus peatänav ja igasugused uued institutsioonid, mis siis tol ajal olid plaanis Lihulasse, planeeriti üldse Pioneeri tänava äärde. See plaan juba nõukogude ajal muudeti ära, aga jumalale tänu, et tänu sellele ka nii-öelda mikrorajoon või siis selline uute nõukogudeaegsete korterelamute kogum paigutati peatänavast eemale ja peatänava äär säilis mitte ainult hoonete, vaid ka kinnistustruktuuri osas ajaloolisena. Seda õnne ei ole paljudel linnadel, kui te käite näiteks Võrus või Valgas, aga ka näiteks mõnes Tartu linna osas või Rakvere kesklinnas, siis te näete väga palju seda, et vanade majade aiad lõigati ära ja uued paneelelamud ehitati vahetult vanade majade taha endistesse aedadesse. Nii et tegelikult kummalgi majal, ei sellel uuel ega vanal ei ole enam normaalset keskkonda. Ja Lihula on sellest pääsenud või peaaegu pääsenud ja see on muidugi suur õnn, mille eest tuleb tänada arhitektuuri kaitsepühakuid. Kõrts on ka selline tore maja Lihulas, üsna unikaalne Eesti kõrtside hulgas ja mul on hea meel, et peale seda, kui ta kaua aega oli sellise üsna ilmetuna seisnud, on nüüd ta oma kunagises hiilguses tükis selle jõulise viiluvälja dekooriga taastatud. Loodame, et ta saab ka mingisuguse siis jätkusuutliku funktsiooni. Täna hommikul ma olin väga etteheitev Lihula suhtes. Lihula jättis mind ilma kohvita. Muidugi võiks kõrtsi taastada ja üleüldse võiks laupäeva hommikul Lihulasse tulles olla kuskilt võimalik inimesel ometi üks tass kohvi saada. Aga täna hommikul ei olnud Lihulas lahti ühtegi kohta, kus oleks kohvi antud. Ja see pole suurem asi kohta. Aga ühesõnaga on ta siis kõrts või midagi muud, aga ta võiks olla kasutuses. Aga loodame, et see nii ka läheb. Aga ta on muidu õudselt vahva maja. Mulle meeldivad ka need naljakad sambad. Selline veider rahvapärane interpretatsioon klassitsismist. Ja just nimelt koos selle mõisaga, mis esindab siis sellist niisugust professionaalset pärisarhitektuuri. Need sellised talupoeglikud pudrusambad, ka niisugused rasvased, on kuidagi hästi toredad ja moodustavad koos mõisaga niisuguse vahva komplekti. Siis veel, mis on Lihulas vahva ja mida kuidagi ei pea häbenema, vaid mis ongi väike linna eripära, on see, et ega väike linn ei pea olema nagu väike Pariis või isegi pisike Tallinn või Tartu, vaid siin ongi kohalikud ehitustraditsioonid ja tihti niisugune teistmoodi proportsioonitaju, mis puudutab arhitektuuri ja väga palju selliseid hooneid, mida lihtsalt nii-öelda omaenda ja esiisade tarkusest on kuidagi juppaaval ehitatud. Ilmselgelt ükski professionaalne arhitekt ei oleks niimoodi teinud, aga ehitati nii, nagu just vaja oli. Ehk et Lihulas on meeldivalt palju veidraid maju. Ja igasuguste väärtushinnangute andmisel siin tuleb seda arvestada, et see tegelikult ongi omane väikelinnadele ja alevitele. Niisugused kummalised majad. Nagu see Pleksepa tööime või siis niisugused hooned. Muidugi
selle peale ikka annab tulla, eks ole, et niisugune maja ehitada. Muidugi muinsuskaitse eritingimuste seadmisel on see paras väljakutse. Kas nad nüüd peavadki jääma täpselt selliseks, nagu nad on, et me fikseerime selle mingi ajahetke või me võime neid kuidagi veel imelikumaks ehitada? Ja üldse, kuidas suhtuda sellisesse omapäi veidruste ehitamisesse? Et praegu see tundub meile kõik, eks ole, üsna õudne, mis mõned inimesed oma majadega on teinud sellise professionaalse muinsussilmaga vaadates. Aga samas nii kummaline, et kui samasuguseid veidraid asju, mille peale võib-olla Tallinna tipparhitektid Herbert Johanson või Konstantin Pöölau oleks 1930. aastatel vihastanud, me nüüd tagantjärele vaatame nagu täitsa väärtustatavat kihistust. Ühesõnaga edasi. Ega päris ilusaid maju on õnneks ka. Nagu siis kas või see Sakste maja või Aadliklubi. Ja see on tore, kuidas nagu ka sellised stiiliajaloo kihistused küll üsna tagasihoidlikul kujul, aga siiski on Lihulas kõik olemas. Et siis alates barokist ja klassitsismist kuni historitsismi ja juugendini, et see on selline äratuntavalt heimatjuugendlik maja, millele siin Läänemaal võib-olla kõige lähem analoog oleks Illuste mõis või midagi sellist. Ja siin ma nüüd jällegi just nimelt kahtlustaks, et kas nüüd just päris arhitekti, aga igal juhul vähemalt professionaalse ehitusmeistri käsi pidi olema mängus selle maja kavandamisel, siis pisut enam kui 100 aastat tagasi, kui ta sellise ilme sai. Et see, ma arvan, kuulub sellesse valdkonda, nagu ütles arhitekt Emil Urbel kunagi Poolas ühte imelikku maja vaadates, mille puhul me arutasime, et huvitav, kas üks niisugune postmodernistlik maja, et kas nüüd mõni arhitekt on selle kuskil 1980-ndatel niimoodi kavandanud või inimesed ise kuidagi ilma arhitektita ehitasid ja neil kukkus niimoodi välja. Emil Urbel vaatas, ütles, et ma arvan, seda on projekteerinud arhitekt, inimesed niimoodi ei teeks. Et ma arvan, et see maja kuulub ka sellesse valda. Vana pildi pealt on veel tore vaadata, millised kõrged väravad vanasti olid. Need on peaaegu kõik kadunud. Aga piirded ja väikevormid on ka kindlasti üks teema, millega muinsuskaitse alal tegelda. Ja need kõrged väravad olid väga iseloomulikud vanasti nii Lihulale kui üldse sellisele väikelinna linnaruumile. Ja täitsa võib selle peale mõelda, kas mõnes kohas võiks taastada. Sellega küll kaasnevad igasugused hädad, näiteks prügiauto ei mahu õue peale ja muud niisugused, aga väikelinnas on need kindlasti vähem teravad kui mõnes suuremas linnas, kus tegemist on suurte kortermajadega. Siin võib-olla mõnes kohas võiks täitsa mõelda. Mis on ka Lihulas vahva, on see, et Lihula väärtust ju teadvustati juba üsna ammu ja lisaks arheoloogilistele väärtustele hakati tegelema ka arhitektuuri väärtustega. Niivõrd kuivõrd nüüd edukalt, aga siiski püüti juba alates 1970. aastatest. Ja me näeme siin siis ka seda, kuidas juba nõukogude aja teisel poolel on püütud moodsat arhitektuuri, siis tolle aja moodsat arhitektuuri, sulandada ajaloolisesse keskkonda. Ja lisaks siis kõikidele muudele arhitektuuri ajaloo võimalikele kihistustele on siin siis ka sellist, nagu on toredat provintsi barokki või sellist rahvapärast klassitsismi, natuke historitsismi, natuke juugendit, kas või kuskil detailides, siis on ka sellist provintsi postmoderni, mida ka paljudes linnades nii toredasti ei ole, aga see, kuidas siis nagu mingi elemendi abil, nagu need justkui katusekivist ribad sellel kunagisel postkontorijoonel või see siis ka selliste kohalike väikemajade kõrgete katustega seonduv selline kummaline nagu keset maja pandud suur katusepind sellel Uku töökoja hoonel on püütud kuidagi siis siduda seda ajaloolist keskkonda ja
ja uusi maju, see on hästi tore ja see oli selline püüdlus, mida postmodernistlikus arhitektuuris siis ütleme 1980-ndatel hästi palju tehti, sest seda ütleme 1960-ndate, 70-ndate modernismi, mis sageli tähendas siis standardprojekte, mida kasutati igal pool üle kogu Nõukogude Liidu. Juba tol ajal hakati päris palju kritiseerima. Ja siis see muinsuskaitseala olemasolu oli ka üks põhjendus, mis võimaldas üldse kasutada eriprojekte. Selleks pidi saama tol ajal alati eriloa, et sa tohtisid teha eriprojekti. Sest muidu oli väga suur surve ju kasutada Nõukogude ajal tüüpprojekte igal pool. Ja Lihulas siis neid Nõukogude aegseid eriprojektiga maju on ka täitsa mitmeid ja täitsa põnevaid. Ja kuna nad on sellises kõrvalises väikelinnas, siis nad ei ole Eesti arhitektuuri ajaloo sellisesse suurde kaanonisse võib-olla väga sisse kirjutatud. Et kuskilt Mart Kalmu raamatust neid väga ei leia, aga ma arvan, et neist mõni vääriks täitsa tähelepanu. Sellesse kihistusse kuulub ka seesama kultuurimaja, kus me praegu oleme. Ja sellel ajastul 1980-ndatel siis tuligi ju selline idee vastandina varasemale 1960-ndate, 70-ndate arhitektuurile, kui kasutati, nagu öeldud, palju tüüpprojekte, mis olid üleliidulised või vähemalt üle-eestilised. Et ei, niimoodi ei saa, vaid maja peab sobituma kohaliku konteksti, kuidagi arhitekt peab tajuma neid kohalikke väärtusi või kuidagi, mis on seal koha peal olulist ja kuidagi peegeldama oma ümbrust või seda ümbruskonna vaimu. Ja on hästi tore, kuidas see kultuurimaja püüab siis peegeldada seda Lihula mõisa. Aga see ei ole kuidagi naiivselt välja kukkunud, vaid minu meelest väga hästi tehtud, see nagu viide sellele mõisa portikusele. Ja ta on muidugi tohutu suur, see on tema õnn ja õnnetus. Sel ajal ehitatigi hiigelsuuri kultuurimaju. See on kohe üks eraldi kihistus Eesti arhitektuuris. Need Nõukogude aja hästi lõpu otsa suured kultuurimajad. Põlva ja siis Elvas jäi pooleli, ei ehitatudki kunagi lõpuni, praeguseks see vare on maha lammutatud. Aga veel Paide on näiteks juhke tohutu suur, mis hiljuti nüüd võeti eraldi mälestisena ka kaitse alla. Näeb välja nagu Tallinnas ära lammutatud Sakala keskuse vähendatud versioon. Ja nad on tõesti röögatu suured. See oli see aeg, kui teatrid, professionaalsed teatrid ja siis kontserdi institutsioonid ka, filharmoonia, tegid hästi palju ringsõite. Tänapäeval neid nii palju ei tehta paraku enam. Ja kultuurimajad taheti kavandada siis ka sellised, et professionaalne teater sinna ka ära mahuks etendusi andma ja siis pidi lavatorn olema ja nii edasi. Aga sellisena on nad hiljem muidugi kujunenud paljudes kohtades parajaks õnnetuseks, sest nad on selle koha jaoks liiga suured ja ei jõua kütta ja igavesed hädad. Aga Lihulas on ta siiski kuidagi suhteliselt kvaliteetselt ehitatud. Ta näeb üsna esteetiline välja ja nii palju kui mina olen Lihula rahvaga rääkinud, mis on oluline, inimesed armastavad seda maja. Ja see on tähtis, sest tihti paljudes kohtades neid nõukogude aegseid hooneid inimesed peavad väga koledaks. Nad tahaksid need kohe ära lammutada. Ja ma Lihulas sellesse maja ei ole nagu sellist suhtumist kohanud. Et tihti on niimoodi, et ainult arhitektuuri ajaloolased neid väärtustavad ja arhitektid, aga kohapealne kogukond üldse mitte. Aga kuidagi Lihulas on inimesed õppinud seda maja kuidagi ka ise hindama ja selles mõttes ma arvan, et ta on üks väga äge hoone siin Lihula muinsuskaitsealal. On ka räägitud sellest, et kas ta peaks olema lausa eraldi arhitektuurimälestis, aga jõutud just selleni, et võib-olla ei pea olema, kui me saame ta kuidagi muinsuskaitseala kaudu ära kaitsta. Muidugi eks siin üks tõsine väljakutse on, see on loomulikult energiatõhusus. Kui me hakkaks teda kuidagi väljast poolt soojustama, siis me muudaks selle arhitektuuri ju täitsa ära, eks ole. Aga praeguste energiahindade juures muidugi tuleb mõelda, mida teha annaks, siis et teda kuidagi ratsionaalsemaks saada. Nii. Mis on muidugi
nende väikelinnadega ja üldse Eesti linnadega on see, et eks neid maju remonditi enne muinsuskaitseala loomist ka. Ja remonditi muidugi ka selle järel, kui muinsuskaitseala oli loodud, ilma selleta, et oleks muinsuskaitselt midagi küsitud. Siis on terve hulk selliseid maju, mis vanadel piltidel on väga vahvad, aga mille puhul on küll rõõm ainult sellest teadmisest, et nad on kunagi väga vahvad olnud, sest et nad on nõukogude ajal või mõnel juhul ka hiljem suhteliselt ilmetuks remonditud. Ja nüüd selliste ägedate majade kõrval on niisugusi ka päris palju. Või siis selliseid, nagu siin sellel parempoolsel alumisel pildil see kollane puumaja, mis muidu on säilinud vägagi autentsena, aga kuhu on pandud näiteks niisugune nõukogude aegne koletu uks lataki keset fassaadi. Ja see ka on päris suur väljakutse, mida hakata niisuguste majadega peale või siis kuidas nende korrastamisel edasi liikuda, kui selleni ükskord jõutakse. Kas hakata neid kuidagi vanade piltide järgi taastama või mitte? Kas see oleks üldse mõeldav või omanikule jõukohane? Või mida näiteks teha majadega, mis ajalooliselt olid üldse ühekorruselised ja kuhu on nõukogude ajal teine korrus peale ehitatud? Kas ta jääbki nüüd täpselt selliseks? Või näiteks, kui kunagi hakata aknaid vahetama, panna sinna teisele korrusele ka mingid 6 ruuduga aknad, kuigi kunagi ei ole olnud, seda korrustki ei olnud. Aga et siis kuidagi teda kohaldada paremini niisuguse ajaloolisse keskkonda, päris keerulised küsimused. Muinsuskaitseala kaitsekorras ei ole võimalik seda kuidagi detailselt lahendada. Võib-olla saab anda mingi üldise juhise või viite, et seda tuleb lahendada ikkagi iga maja muinsuskaitse eritingimustes, aga on ikkagi siukesi kohti, mis kohe võtavad kukalt kratsima. Jah, muidugi on kõikide väikelinnade õnnetus ka tühjalt seisvad hooned. Mis sinna teha? Lihula üheks suurimaks vaatamisväärsuseks viimasel ajal, kui ma vaatasin, mida näiteks sotsiaalmeedias on inimesed postitanud, mis neile Lihulast on meelde jäänud, kui nad ei ole ise Lihula inimesed. Suvel sattusid näiteks korraks. On see ilma katuseta maja, mis seisab siin vastas. Ja. Õnneks see ei ole muidugi ainus asi. Nad on ikka mõisaga pildistanud ja mõnda asja veel ja kiitnud mõnda kohvikut ja nii. Aga jah, põhimõtteliselt neid tühje maju muidugi on ja omalaadseteks väikelinnade sümboliteks nad kujunema kipuvad. Ega siin mingisugust kiiret pääseteed ju pole ja sellel olukorral on mitmeid põhjuseid. Osalt ka täiesti muinsuskaitse väliseid ja tihti on väikelinnades selline paradoksaalne olukord, et nõukogude aegsetes kortermajades on elanikke küll. Tühjalt seisavad ja lagunevad just vanad majad. Ja mitte isegi sellepärast, et keegi neid üldse ei tahaks ja ei armastaks. Seda probleemi on ka, aga neid on ka juba väikelinnades järjest enam armastama õpitud. Aga küsimus on tihti siin selles, et kuna kinnisvara väheneva elanikkonnaga kohtades on niivõrd odav, siis ei sobi need majad hästi pangale laenu tagatiseks. See tähendab, et inimesel, kes ostaks sellise maja ja hakkaks seda oma perele korrastama, näiteks siis on lisaks sellele ostmise rahale vaja ka renoveerimisraha leida kuskilt mujalt. Tähendab, ta pangast laenu ei saa, kui tal ei ole mingit head lisatagatist. See lisatagatis peaks veel paiknema Tallinnas või Tartus, eks ole, soovitavalt. Nii et selles mõttes ongi päris keerulised olukorrad. Ainus, mis ma siin soovitada oskan, on selline võib-olla ühine surve kõige kõrgemal poliitilisel tasandil. Natuke siin ka ongi juba läbi KredExi püütud appi tulla, aga ma arvan, et selliseid abimeetmeid, mis hoiaks just nimelt elu väljaspool Tallinna ajaloolistes keskkondades, võiks täiesti veel olla. On selge, et riik ei saa kõike kinni maksta, aga sellises ilmselge turutõrke olukorras ma arvan, et mingisugune suurem riigipoolne abi oleks täiesti põhjendatud. Nii et ma arvan, et näiteks omanike keskliit võiks selle asemel, et kisada, et muinsuskaitse ahistab omanikke ja kaotame muinsuskaitseala üldse ära,
hoopis püüda survestada meie poliitikuid, et leitaks mingisuguseid senisest tõhusamaid abi- ja toetusmeetmeid ajaloolise keskkonna korrastamiseks ja elu hoidmiseks muinsuskaitsealadel. Lihulas on väärtusi väljaspool muinsuskaitseala ka. Ärge siis, head kohalikud inimesed, neidki ära unustage. Nagu kas või kogu see raudteejaam ja raudteejaama abihoonestu, mis on väga äge ja atraktiivne. Mõned vägevad majad, mis jäävad muinsuskaitsealast välja, on nii kultuurilooliselt kui arhitektuurselt olulised. Muinsuskaitseala kaitsekorra raames nendega midagi teha ei saa, kuna nad jäävad muinsuskaitsealalt välja. Küll aga on praeguse planeerimisseaduse alusel võimalik ka näiteks üldplaneeringuga määratleda väärtuslikke üksikobjekte ja siis kindlasti tähelepanu nad väärivad ja vahel juhtub nii, et kui see muinsuskaitseala juba on ja saab päris palju tähelepanu ja sellega on juba niigi palju probleeme, eks ole, on palju tühjemaju ja igasuguseid muid hädasid, et siis keegi ei taha enam lisaks veel millegagi tegelda. Valgas näiteks ma olen seda kohanud, et meil see muinsuskaitseala juba on, aga ärge enam rääkige sellest, et väljaspool seda on veel midagi väärtuslikku. Ei taha teada rohkem muinsuskaitsest. Aga tegelikult mõned kõige ägedamad ja ka võib-olla tegelikult kõige suurema materjali autentsusega majad, kus tõesti kõik aknad, uksed, laudised on originaalid, on paraku ka muinsuskaitsealast väljaspool. Nii et selles mõttes ka oluline on, et kui me räägime Lihula väärtustest, siis me neid ära ei unusta, sest tihti kõige parem kaitse on omaniku kaitse. See, kui omanik ise teadvustab võimalikke väärtusi ja see, et mingi maja on muinsuskaitsealast väljaspool, ei tähenda veel automaatselt, et ta oleks vähem väärtuslik. Väga äge on see ka, kuidas ta peatänavat mööda sa lähed lõppu ja nagu kujundlikult seal peatänava lõpus, peatänavast natuke kõrval on surnuaed. Nagu koduruumi lõpus. Ja siin on üks vana pilt ka sellest, kuidas siis üks matuserong läheb surnuaia poole. Et iseenesest see Lihula kalmistu oma kabelitega on väga äge maakalmistu, räägib ka meie põlistest matusetraditsioonidest, nii baltisaksa kui Eesti kultuuris, nende omavahelistest seostest ja iseenesest, kui siis rääkida Lihula väärtustest, neid ka tutvustada laiemalt, siis kindlasti tuleb seda ka meeles pidada, et mul on tunne, et võib-olla Lihula väärtustest rääkides on see olnud ka seni pisut liiga vähe esil. Lõpetuseks, Lihulas on üsna hea päranditeadlikkus, võrreldes mõne teise väikelinnaga ikkagi tükk maad parem, tänu kohalikele ajalooentusiastidele ja ka mõnele professionaalsele uurijale. Igasuguseid paganama infotahvleid on terve linn täis. Keegi jälle avastab, et mingi kohalik kuulsus on tema majas elanud, jälle mingid tahvlit avatakse, ma lehest loen. Et päris tore on see. See küll ei ole alati majade seisundi parandamisele kaasa aidanud, aga mõnel puhul siiski. Et minu kogemused on Lihulast selles osas väga erinevad, väga kontrastsed. Minu kogemuses Lihula on ka selline pahurate vanahärrade pealinn, aga on ka hästi toredaid ja hästi sõbralikke inimesi, kes lisaks sellele, et nad on sõbralikud linnakülastajate vastu, on ka väga päranditeadlikud ja väga uhked Lihula põlise pärandi ja oma enda juurte üle. Nii, aitäh! Võib-olla siis paar küsimust ka Oliverile. Ei tea, kuhu need Vene kiriku kellad, mis nendest sai? Ütlen ausalt, ei ole kursis. Peast ei tea, kuhu küsiti, kuhu Vene kiriku kellad said. Ahah, kohalik teadmine on, et läksid Vanarauda. Ja
ahah, RKEK oli selline asutus, 64. ahah. Arukallas oli RKEK juhataja ja jah, ma olen ka kuulnud, et Lihulast ka sisustust läks palju kaduma. Et midagi õigeusu kirik viis ära, aga palju jäi maha ja kanti laiali, et vot hiljem, kui Uue Virtsu, siis Kõmsi ristis seal pandi kirik kinni. See oli üks viimaseid, mis kinni pandi. Vot siis juba muinsuskaitse natuke ka sellega tegeles toonase muinsuskaitse juhi Fredi Tompsi juhtimisel ja siis sealt püüti vähemalt nii, et viidi ära Tallinna ikoonid ja nii edasi ja rõhutati just seda, ma mäletan mingites paberites, et nagu negatiivne eeskuju oli Lihula, kust läks metsa poole kõik, et väga võimalik, et läksid siis need kellad ka. sellest on ka tingitud see Lihula kohas leviv legend, mis ei ole põhjused kohas, Mulle võib pärast rääkida, ma ei tea seda legendi. aga ma võin nii palju ütelda, et selle tänavaga eelarves on 60 000 eurot Lihula Vene kiriku varemete konserveerimiseks, et ta edasi ei laguneks. Super. Ja me osaleme Lihulaga selles suures projektis Hea avalik ruum. Ja see on see Peatänava projekt, just. Ja selle raames peaks õiguslik kirik saama uue nime. 23 on rahastus. Väga äge. Ma usun muide, et Lihula saab oma Peatänava projektiga palju enne valmis kui Tallinn oma Peatänava projektiga. Jaa. No ma just tahtsin öelda selle peale ka, et mis Lihulas muidugi viga Peatänavaga tegelda, kui sul linnas üldse sisuliselt üks tänav on, eks ole. Ja on, jah. Aga niisugune tänava moodi. Ja selle maja kohta, et ta on nüüd erilise kaitse all ja vette ja soojustamist tänapäeval on ju igasugused moodused, et me ei pea teda väljast soojustama, vaid saab ka lahku kahe ja avatäited on juba vahetatud, küttesüsteem on uuendatud, nii et me tegelikult tegeleme ja kelle projekt see on niisugune arhitektuuribüroo, teeb Ida-Virumaal palju asju näiteks. Okei, kuulge, üritus peab kuidagi edasi minema, et aitäh kõigile! Suur aitäh Oliver Orrole selle sisuka ja tõesti siis hariva ettekande eest ja tõepoolest meie ürituse, meie kohtumise esimene osa sellega siis lõpeb ja meeldetuletus nendele, kes jälgib meid veebis ehk siis Facebookis, teil on võimalus edastada oma mõtted, oma ettepanekud Lihula muinsuskaitseala uue kaitsekorra osas Helle-Triin Hansumäele. Tema meiliaadress on siis saadaval Facebooki ülekande kommentaaris ja meie veel kord täname selle eest, et olite meiega ja siis jätkame üritusega siin juba ainult offline'is pärast pausi.